Tere tulemast Merimetsa 3 uude kohtumäärusega teenuse majasse. Siin asub maja sisenemine ja siin on töökoht julgestustöötajale, kes võtab alati külalised vastu. Siit saavad liikuda külalised külaliste tuppa ja külaliste tuppa on siis mõeldud kõik kohtumised, mida peredes teha ei saa, et peredesse siit külalised edasi ei saa. Siit liigutakse edasi elektroonilise lukustusega läbi uste ja siin on foajee, mis viib teisele korrusele, kus on analoogsed pered, nagu me liigume. Ja siin on õueala, kus kõikidest peredest sisenetakse ja õuealale tulevad haljastus, tulevad aiamööblid ja muud rekreatsiooniks vajalikud esemed. Nii, siit liigume edasi peresse. Siin asub pere eluruum ja siin kõrval on töötaja tööruum, mis on kaetud purunematu klaasiga, kus töötaja saab ühtlasi teha tööd arvutis, kui ka jälgida, mis peres toimub. Ja siit kõrvalt on võimalus liikuda rõdule, kus kliendid saavad iseseisvat värsket õhku võtta. Nii, elutuba on keskmes kohas ja elutoa ümber asuvad magamistoad. Elutuba koosneb siis televiisori nurgast, televiisor on sealpool, siin on diivanid, söögilaud kõigile inimestele, kes siin elavad, siin elab 8 inimest ja väikene kööginurk. Toitlustamine toimub peredes niimoodi, et suurköögis teeme lõuna- ja õhtusöögid ja hommikusöök tehakse peres ja selleks on siia peresse rajatud väike kööginurk. Kööginurka kuuluvad ahi, kõik esemed on lukustatavates kappides, et ei oleks kõigil koheselt ja kiiret ligipääs. Siis siia peale tõstetakse hommikusöögi tegemise jaoks pliit. Kööginurka kuuluvad veel prügi sorteerimise nõud ja külmkapp, kus kliendid saavad hoida lähedaste ja enda ostetud toiduaineid. Nii. Ja nüüd teisel pool on riiulid raamatute ja erinevate tegevusvõimalust pakkuvate esemete jaoks ja kapid mängude, puslede ja kõikide nende võimalike asjade jaoks, mis inimese elu huvitavaks teevad. Ja aknalauad on mõeldud siis just selleks, et istuda, vaadata aknast välja või aknalaua peal lugeda, et need on kaetud siis madratsiga. Nüüd siseneme kliendi elutuppa. Kliendi elutuba koosneb siis tualettruumist ja magamisnurgast. Tualettruumis on tualettpott ja dušinurk. Siin inimene saab siis ise hoolitseda enda eest ja hoida ka oma isiklikke pesemisvahendeid. Elutuba on spetsiaalselt sisse ehitatud mööblist. Mööbel on kõvasti maa ja seina küljes kinni ning siia saab siis inimene rajada oma toa niimoodi, nagu ta soovib lisada siia lampe või pilte, et need võimalused kõik olemas ja kliendi riidekapp on ka siin. Et siin on palju erinevaid võimalusi. Värsket õhku lastakse läbi võre, mis siis siin akna küljes on. Ja aknad on siis suletud nii, et nad lahti ei käi. Akende katteks on mõeldud ruloo, mis liigub
akende sees ja aknad on tehtud purunematust klaasist.